Mulle kukkus nädal tagasi jõusaalis 25-kilone hantel varvastele. Kui see kõva matakas ära käis, teadsin kohe, et mu varbad on sodid. Viisin hantli rahulikult riiulisse ja tundsin, kuidas valu hakkab aeglaselt jalga imbuma. Korjasin asjad kokku, kõndisin sirge seljaga jõusaalist välja, valu üha tugevamalt märku andmas. Kui olin jõudnud end riidesse panna ja õue transporti ootama jäin, hakkasid esimesed pisarad veerema. Jalg oli nagu kruustangide vahel ja põlema pistetud. Niipea, kui autosse sain, hakkasin lahina nuttes pundunud tossu lahti harutama. See oli esimene hetk, mil ma võisin turvaliselt oma tunded välja lasta. Olen pannud tähele, kuidas väikelapsed emast eemal kolaki maha räntsatavad või millegi peale ehmuvad ning seejärel suunurgad maadligi ema sülle kimavad. Terve tee joostes hoiavad nad nuttu kinni, aga niipea, kui pea saab peidetud turvaliste käte vahele, lastakse pasunad valla. Mõtlesin, kuidas tunnete lubamine on heaks indikaatoriks sellele, kas me tunneme end turvaliselt. Kui me võime oma kaaslaste juures nutta, vihastuda, kurvastada, hingepõhjani rõõmustada, on meie ümber turvaline keskkond, mis seda lubab teha. Kui me peame pisaraid tagasi hoidma, oma mõtteid enesele jätma, siis küsimus pole ainuüksi selles, et minevikutraumad on muutnud meid kinniseks. Küsimus on ka selles, et me ei tunne antud keskkonnas, et on turvaline emotsioone välja lasta. Ja igal pool see ei olegi turvaline ja mugav, nagu näiteks jõusaalis või inimese juures, kes su emotsioonide peale selja keerab. Pane tähele, kas sa saad väljendada seda, mida sa sisimas tunned. Nii saad teada, kas sul on turvaline. Ja kui sa ei saa väljendada, võib-olla on aeg hantel varna riputada, asjad kokku koristada ning uuele autole hääletada, sest ausalt öeldes hakkab ikka kergem küll, kui suure valu peale saad ohtralt nutta. Niisamuti kui nutta on minu jaoks oluline väljendada ka kõike muud. Tohutut armastust, elevust, põnevust, vaimustust. On läinud mitmeid otseseid ja kaudseid hantlilööke selleks, et leida üles turvaline koht, kus ma saan tunda, et ma olen armastatud kõigega, mida ma väljendan. Ja kui sa oled sellises kohas, siis ei tule isegi meelde, et sul äsja lahtine luumurd oli, sest lihtsalt nii hea ja ilus on olla. See on endaks jäämise ja armastuses olemise turvaline ruum. Parim koht, kus olla.